Tere, hea Ülo. Niisiis vastan sinu nendele saadetud küsimustele. Ja esimene oli, kuidas kulges sinu teekond Hispaaniasse? Kaua sõitsid? Uskumatu, aga Hispaaniasse on võimalik autoga sõita täpselt 14 päeva. Et iseenesest on see ju nagu naljakoht, sest distants, mis tuli läbida, oli siis Google'i andmetel 3500 kuni 4050 kilomeetrit. Minul õnnestus see distants venitada 4500 peale. Mitte, et ma oleksin seda teadlikult teinud, vaid siis sõites mööda Google'i pakutavat tasuta teid. Google'i selle programmi järgi õnnestus mul läbida 4500 kilomeetrit ja 2 nädalat, kuna olen inimene, kes väärtustab üle kõige pingete mahalaadimist. Eriti nüüd selle viimase aasta-paari jooksul, kui neid pingeid hakkas kogunema liiga palju. Ja sellepärast ei olnud teekond mitte taotluslikult tšempioni tiitlile, kuidas kõige kiiremini läbida siis trass vastalt Tallinn-Alicante provints. Siin provintsis ma olen 100 kilomeetrit Alicantest, mere ääres, kaunis pisikeses, väikses nukulinnakeses. Eesmärk ei olnud mitte see distants hästi kiiresti läbida, vaid sõita vaikselt. Ja minu jaoks oli see otse kui palveteekond, mida ma võtsin nagu tunnetuslikult ja kui tundsin, et tõks, nüüd on põhjust uuesti kinni pidada, siis ma seda ka tegin ja niimoodi õnnestus mul 14 päeva kulgeda siis siia välja. Nii et 13 ööd magasin oma autos, milleks oli siis 18 aastat vana Ford Galaxy bensiinimootoriga, mille taga oli suhteliselt suur aagis, kattega aagis, kus oli minu ainukene siis nii-öelda varandus, mu maalid ja muidugi ka kõikvõimalikku siis niisugust tarbekraami, sest kuna ma olin esimest korda Hispaaniasse tulemas, siis selge see, et oli väga prioriteetne välja selgitada, mida võtta kaasa ja mida jätta. Kuna ma olen majanduslikult ikkagi hästi tagasihoidlik inimene ja harjunud väga säästliku eluviisiga, siis loomulikult pidi ju pingsalt mõtlema, et kas ma vajan seda ja kas ma saan seda ja teist ja kolmandat asja endale nii-öelda lubada siin või mitte, kas ma peaksin selle Eestist kaasa võtma ja nii edasi. Nii et ühesõnaga Ford Galaxy, mis oli mulle ka ühtlasi siis nii-öelda magamistoaks ja aagis, mis oli praktiliselt täis maalikaste ja kõike muud tarvikuid, jalgratas kaasa arvatud, sellise koormaga siis asutasin ennast teele novembri lõpus ja kohale jõudsin Hispaaniasse vastalt siis 2. detsembril. Ületasin Hispaania piiri, mis osutus väga vaimseks sündmuseks. Ma ei osanud seda ette näha, et mind tabab sellel piiril selline nii-öelda pühadus, respekt ja hardus, et ma sõna otseses mõttes jõudes
siis Prantsuse-Hispaania piirile ootamatult, sest piirid tulevad ju hästi ootamatult nüüd piiripunktid, sest nad on ju mehitamata ja tegelikult peaaegu märkimata, mis on nagu taotluslik Euroopas kuidagiviisi. Tundub, et see on taotluslik, et kui on ära märgitud liiklusmärgi peal kuskil kohast, et sa oled siis nüüd nii-öelda Saksamaalt jõudnud Prantsusmaale, Prantsusmaalt Hispaaniasse või vastupidi siis Saksamaalt Poola, Poolast Leetu, Leedust Lätti, Lätist Eestisse. Et see on väga märgiline asi, et eks ta ikkagi lõhnab selle föderalismi ideoloogia järgi, likvideerida rahvusriikide niisugused tunnused, alates siis nimest ja kõigist kogu sellest atribuutikast. Ja need olid nagu tähelepanekud. Teekond oli suhteliselt, võiks öelda, masendav ja tüütu, sellepärast, et aasta aeg oli see kõige õnnetum, sompusilm, vihm, niisugune ebamäärane staatus saatis mind kuni praktiliselt Prantsuse-Hispaania piirile, kuskil võib-olla 50 kilomeetrit ennem Hispaaniasse jõudmist oli järsku tajusin, et autost väljudes ja termomeetrit jälgides, et vist hakkan jõudma siia Vahemerelisse kliimavöötmesse, et temperatuur oli juba siis tõusnud seal mingi 5 kraadini. See oli novembri lõpp. Ja teekond möödus ilma suuremate seiklusteta, maha arvata see, et Leedus, vahetult või kuskil Kaunase piirkonnas, kus juba tegelikult hakkas nagu kõigi kiirtee mõõtmetega tee, tabas mind siis selline sündmus, et esimene vasakpoolne ratas tuli alt ära. Ja see oli päris kõva kogemus, sellist kogemust ei ole elus ennemgi saadud. See oli kiirteel, meeletu intensiivsusega liiklus ja käisid mõned kolksud ja õnneks oli nii palju tarkust, et ma võtsin kiiruse maha. Õigupoolest ma sõitsin parklast välja, kus ma olin ööbinud kuskil bensiinijaama taga ja need kolksud hakkasid käima kohe kiiresti, need kiirus ei olnud veel üleval ja peatasin nii-öelda selle kiirtee selles esimesse nii-öelda abiritta pöörasin ja väljusin autost, vaatasin, uurisin, mitte midagi ei saanud aru, mingid imelikud kolksud käisid. Ja kui uuesti rooli istasin ja et siis nüüd edasi sõita ja ka õnneks oli tarkust mitte kiirust üles võtta, nii et kuskil võib-olla jõudsin veel 100 meetrit sõita mööda seda abirida pidi vaikselt siis 40-ga, et autot kuulatada, järsku käis raksti ja auto vajus. Ja esimene vasakpoolne ratas oli alt ära. Ja ta jäi rattakoopasse kinni, nii et ta päris ära ei tulnud kõik poldid küljest ära. Mis seal taga oli, on tänase päevani selgusetu, et vandenõuteooriale toetudes võiks niisugune mulje jääda, et öösse löö vaikuses, kui ma autos vaikselt siis mõmisesin ja tukkusin, et keegi tuli keeras poldid lahti. No, see on vähe tõenäoline. Igal juhul sellise kogemuse sain. Ette võib kujutada, milline oleks olnud tulem suurema kiiruse juures kiirteel. Esimene vasakpoolne ratas tuleb alt ära. Siinkohal ma praegu lõpetan, sellepärast jutumoonik nagu ma olen.